Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused sähvivad taas. Hea meil on taas stuudios tervitada Hannes Veskimäed, ekspankurit ja juba päris kuulsaks saanud vilepuhujat. Tere tulemast, Hannes! Meeldiv olla siin. Meie eelmine jutuajamine pälvis päris palju tähelepanu ja sestap otsustasime täna teha tagasivaate lõppevale aastale 2020, mis on igas mõttes väga-väga eriline aasta. Oli COVID-19 pandeemia, mis ei ole veel sugugi mitte lõppenud, ka paljud teised väga märkimisväärsed sündmused, aga missugusena see aasta sinu silmade läbi ajalukku läheb? No see läheb ajalukku ikka tõelise kriisi aastana on ju. Et viimane selline kriis oli 2008 ja kaugemasse minevikku minnes siis 30-ndatel, kui ikkagi toimus totaalne selline majanduslik krahh on ju. Et see äratas, ma loodan, väga paljud inimesed ülesse mitmes mõttes on ju. Et ühelt poolt, kus see pauk võib tulla, et kui sul on tervishoid ja näiteks tervishoid, siis täna on hästi oluline teema on ju, on erakätesse antud näiteks või alarahastatud riigi poolt, siis ikkagi terved riikide täied elanikkondasid on ikka väga suures hädas on ju. Ja sellest võiks midagi õppida ja siis teine, ma arvan, et see, kuidas seekord riigid reageerisid, annab lootust, et tulevikus ei minda jälle seda kasinusteed ja pankurite ja finantsistide huvide kaitsmise teed, vaid ikkagi tavaliste inimeste kaitsmise teed. Millisel moel see majanduskriis üldse alguse sai? See on huvitav jah, et me oleme rääkinud hästi palju sellest lockdownist ja kõik on kinni ja majandus kukub ja restoranid ja turismisektor said pihta hästi kõvasti näiteks on ju. Et aga tegelikult selles kapitalistlikus või eriti selles globaliseerunud neoliberaalses kapitalistlikus süsteemis on kriisid tavapärased iga 4-7 aasta tagant. Et keegi neid kuidagi ette ei planeeri, aga kuidagi nad ikkagi finantssüsteemist alguse saavad on ju. Et tegelikult eelmine kriis oli 2008, meil oli 5 aastat üle tähtaja juba. Ja kriis hakkas pihta juba eelmine aasta, viimane kvartal ja selle aasta alguses ikkagi sõitsid kõik majandused vastu seina ja siis tuli alles COVID. Et seda kuidagi seda ei selgitata, et see on ära unustatud. Et ja see on see, ma arvan, see kokkuvõte, et majanduskriis hakkas varem. Et COVID tuli ja lõi selle keskpankade poolt puhutud kinnisvara ja laenumulli lõi täiesti pilbasteks, aga selleks kokku kukkunud nagunii. Aga mis on erinev seekord on see, et kui majandus hakkas jahtuma eelmise aasta teises pooles ja viimases kvartalis ja selle aasta alguses tekkisid tõsised probleemid, siis tuldi välja vanade retseptidega. Kasinus hullusärk selga on ju, kõik hakkame püksirihma koomale tõmbama, riigid loomulikult midagi teha ei saa, kõik vaatavad pealt, kuidas inimesed jäävad jälle töötuks ja neid võetakse korterid ära on ju. Aga siis tuli COVID ja kuna see kriis oli nii sügav ja sümmeetriline, kõik said pihta sellest on ju. Kõik maad, ma mõtlen, nii tugevad maad, näiteks Saksamaa, Holland on ju, Prantsusmaa kui ka perifeeriariigid Euroopas on ju. Et siis tuli võtta kasutusele sellised meetmed, et kuidagi ikkagi päästa elanikkonnad ka mingil määral ära ja siis mindi riigieelarvetega defitsiiti, mis on erandlik on ju, ja keskpank tuli ka Euroopas appi, mis on täiesti pretsedenditu. Kuidas sa võrdleksid just seda kriisile reageerimist nii Euroopa Liidus kui meil Eestis võrreldes tosina aasta taguse kriisiga? See oli väga teist laadi stsenaarium seekord on ju. Et eelmine aasta, eelmine kriis siis on ju, lasti kõigil kokku kukkuda on ju ja siis öeldi, et riigid ei saa mitte midagi teha on ju. Et Eesti oli sellise kasinusmaania eestvedajaid on ju, kaasa arvatud meie kunagine president, kes juubeldas, kui see riigieelarvet sai ikkagi lõigata ja kõik muud habid ja teenused sai siis kokku tõmmata on ju. Et seekord oli reaktsioon nii Euroopas kui Eestis väga teist laad, et öeldi, et ei, meie läheme defitsiiti, me võtame laenu, me teeme, mis saame, et inimesed kõige halvemast ära päästa. Et selles mõttes selline suur pööre toimus, kuigi kevadel veel Reformierakond lasi fanfaari
ja hüüdis välja, et ei mingit laenu, ei mingit abi, kõik peavad ise hakkama saama, et tänaseks ma saan aru, et Reformierakond on ka kannapöörde teinud ja ütleb, et pobiseb, et ja laen on ikka õige asi, et võib appi minna küll. Alternatiive vist väga palju ei ole. No alternatiiv on, Reformierakond eelmine kord lasi kõikidel inimestel nii-öelda vaesusesse räbalduda, on ju. Et ma ei saa isegi siiamaani hästi ei mõista seda, kuidas Reformierakonna toetus nii kaua nagu kõrge püsis. Aga mingil hetkel nagu igal pool see mäss algas, on ju, sellise Euroopa vastu, meil olid kollased vestid tänaval, Brexit toimus ära, Ameerikas oli Trumpi valimine, on ju, puhas selline poliitiline reaktsioon sellele kasinushullusele. Et Eestis samamoodi kedagi valida ei olnud võimalik peale mässumeeles või kui sa tahtsid protestida, on ju. Et peale EKRE, kes ütles, et ei, et see, mida Euroopa teeb, on vale, on ju, meil on vaja nagu rahvuslikku suveräänsust, meil on vaja oma inimeste eest seista. Et see on toonud nagu igale poole kaasa arvatud Eestisse väga tugeva poliitilise reaktsiooni ja ka teistlaadse reaktsiooni sellele majanduskriisile. Kas Eesti riigi sekkumine, eelkõige valitsuse tegevus oli sinu hinnangul adekvaatne? Ma arvan, et täiesti adekvaatne, jah. Et tänu sellele, et EKRE oli valitsuses, kes ei usu sellesse kasinushullusesse, on ju, et mingisuguse eelarve defitsiidi, et eelarve ei tohi minna defitsiiti, nemad ei usu sellesse, nad pole kunagi uskunud, on ju. Samamoodi oli need kriitilised ka eelnevale sellele kriisil, kuidas Euroopa Liit nagu manageeris kogu seda jama, on ju. Ja valitsuses oli erakond, kes ütles, et jaa, defitsiit on okei. Keskerakond oli nagu ettevaatlik, on ju, nad ei olnud ka nagu selle retoorikaga harjunud. Ja Isamaaliit, nemad mängivad seal nagu kolmandat viiulit nii-öelda, on ju, aga et meil oli see valmisolek olemas, et minna kohe defitsiiti, kui meil oleks olnud Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid nagu näiteks valitsuses nii-öelda krokodillipisaraid valamas, on ju, ja ütleb, midagi teha ei saa, on ju, et siis Eesti riik oleks oluliselt hiljem appi tulnud, ega sellest poleks pääsenud, sest kogu Euroopa tegi seda, on ju. Juba kriisi esimese laine ajal kevadel tegelikult riik läks, nagu sa mainisid, ettevõtjatele appi, päris suured abipaketid olid ulatuslikud, ka praegu riik ikkagi leiutab võimalusi, et ettevõtjatele appi minna, ehkki arusaadavad probleemid on väga suured. Kui suurel määral üldse riik peaks praegu ettevõtjaid aitama ja teine küsimus, kui kaua on seda võimalik teha? No ma eelmine kevad muideks ka kritiseerisin seda Tallinki abipaketti, on ju, et riik kindlasti peaks minema appi, küsimus on nüüd kellele ja kuidas, on ju. Et kui sa lähed suurtele appi, siis minu arust oleks õiglane riigi seisukohast, et sa võtad ka osaliselt siis aktsiad enda kätte, on ju. Et okei, me tuleme appi, aga siis, kui asjad lähevad hästi, siis me saame ka selle nii-öelda omaniku tulu selle riski võtmiselt, sest et need lood üldse ei pea lõppema hästi, on ju. Et retoorik oli see, et see on laen, me maksame selle tagasi, aga kui ettevõtte pankrotistub, on ju, siis riik juba kaotab selle raha. Nüüd teine teema on, mis puudutab väikeettevõtjaid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, et kuna Eesti riik oli üles ehitatud sellise aneemilise riigi põhimõttel, on ju, et nagu nii kunagi kellegi lappi ei lähe, selle Reformierakonna retoorika, siis meil ei olnud tegelikult neid institutsioone ja struktuure, kust kaudu riik oleks saanud efektiivselt seda abi laiali jagada, on ju. Et KredEx neid meetmeid tegi, aga neil ei olnud sellist organisatsioonilist võimekust nagu kogu seda asja manageerida, on ju. Aga vähemalt see raha eraldati, on ju, ja siis need institutsioonid on võimalik nagu panna täistuuridel tööle, et ka väikeettevõtjad, kes eriti tõesti väikeettevõtjad, nende omanikud, kes töötukassast raha ei saa, on ju, sa oled ettevõtte omanik juhatuses, on ju, et ka nendeni jõuaks see toetus, on ju. Ja kolmas siis on nagu elanikkond, töötajaskond, on ju, et ma usun, et töötukassa kaudu üsna hästi neid toetusi jagati, aga probleem on töötajaskonnaga on see, et samamoodi seal on teatud segmente, kes ei ole, kellele sa ei leia lihtsalt seda õiget nii-öelda linnukest, mida teha, et see inimene selle abi saaks, on ju. Et ma tooks välja selle sama töötuse statistika, on ju. Et väidetavalt meie töötuse määr on kasvanud 4% eelmisel aastal, siis 8% täna. Aga kui sa võtad arvesse, ja need on ainult need inimesed, kes aktiivselt tööd otsivad, on ju. Et näiteks, kui sa, ma ei tea, iga kuu ei käi töötukassas näol andmas ennast, on ju, seletamas, kuidas sa tööd otsid,
siis sa enam ei ole ühel hetkel töötu. Siis see ei ole statistika enam. Siis see ei ole statistika, siis sa enam töötu statistikas sind ei ole, sa oled heitunud või mitteaktiivne, aga mitteaktiivne inimene ei saa riigilt mitte midagi. Nii et siin on, me räägime ikkagi 10 000 inimestest, kes on nagu selle riigi kaitsva vihmavarju alt väljas. Et nad tuleks, kui sa võtad efektiivset tööpuudust, siis ma arvan, et see on 2-kohaline number, nagu näiteks ka Ameerikas ja Euroopas mitmetel maadel. Aga kui kaua veel peaks riik ettevõtjaid aitama, sest keegi ei tea, kui kaua kriis kestab ja kas me oleme juba põhjas ära käinud ja hakkame vaikselt üles tulema? Mingisugune kohanemine kindlasti toimub, on ju, pikas perspektiivis. Et ja ma ei tea, kas, ma arvan, et aasta-2 peaks ettevõtjaid toetama, aga tõesti siis, kui need sektorid ei saa jalgu alla, siis ei ole mitte midagi teha, et siis toimub majanduses nagu struktuuri muudatus, on ju. Aga ma arvan, et küsimus on nagu selles, et kas inimesed tulevad oma eludega toime või mitte, on ju. Et ma vaatasin Konjunktuuriinstituudi uurimust septembris sellel aastal. Et ja ma eeldan, et seal on sees ka näiteks väikeettevõtjad, kes ju vastavad samamoodi nendele küsimustele. Et Eestis on vaesem pool elanikkonnast on 50-70% nendest inimestest tulevad ots-otsaga kokku, on ju. Et ja tegelikult kõik ka nii-öelda ühiskonna inimesed, kes tulevad ühiskonnas toime, on ju, samamoodi siiamaani näiteks väikeettevõtjad, on ju. Et kõik näevad oma sissetulekutes suurt langust lähikuudel, järgmise 6 kuu jooksul näiteks on ju. Ja neil tuleb lihtsalt kindlustada väärikas elu, et mitte keegi nagu tänavale ei satuks või ma ei tea, mingit nii-öelda allakäiguspiraali oma eludes ja perekondadega. Milliseid signaale sa oled saanud üldse väikeettevõtjate, suuremate ettevõtjate poolt nüüd siin kriisi järel, et probleemid on tõsised ja nii mõnegi inimese elutöö tegelikult on hukkunud või hävinenud? Absoluutselt, et ikka väga raske on. Et ma tooks siia välja selle puhvri, inimestel on säästud, on ja ettevõttel samamoodi, et ma arvan, et selle aastaga need säästud on ammendatud. Iseasi, kui need säästa ei ole siin juba kasumina välja võetud varasematel aastatel? Ma ütlen, et siis need inimesed tulevad oma eludega toime, on ju. Hea küll, see äri läheb pankrotti näiteks, on ju, nad alustavad uue, need on juba oma iseloomult sellised aktiivsemad inimesed. Ma arvan, et nemad tulevad alati nendest kriisidest ja rasketest olukordadest nagu normaalselt välja. Aga rääkides pankadest, kas pankade käekiri võrreldes aastaga 2008 oli seekord erinev? Oli küll, jah. Oli küll tõesti, et mina olin nagu skeptilisem, et ma kartsin seda, et kõigepealt maksepuhkused ei kirjutata välja, tuli välja, et kirjutatakse, on ju, neid on tänaseni, ma kujutan ette 10 000 on ju veel üleval. Ja teine on see, et ma kartsin, et minnakse siis laus likvideerimisteed, on ju, et tagasimakset ei tule, siis läheb tagatis sundrealiseerimisse, on ju, et aga ma arvan, et see muutus või see erinevus on sellest tingitud, et Euroopa Keskpank on nüüd meeletult raha trükkinud, on ju, ja toetab pangandussüsteemi väga jõuliselt. Ja pangad on üsna hästi kapitaliseeritud ja nad ei lähe nende võlgnike kallale nii kergekäeliselt ja nii massiliselt kui eelmine kord. Aga ma arvan, et see teema on üleval siiski, et need maksepuhkused nüüd lõppevad ja järgmine aasta ei tule teps mitte palju parem on ju kui see, et see majandussurutis nagu jätkub, on ju, et siis on näha, mida pangad ette võtavad. Et see on suur küsimärk ja risk, ma arvan, et siin võiks ka valitsus midagi ette võtta ja otsustada ise pankade eest, et nad ei peaks olema raskes olukorras ja tegema selle otsuse, et minna tagasi realiseerima. Kas pankade tegevus sellel aastal Eestis on kuidagimoodi võrreldav ka pankade tegevusega nende emamaal Rootsis ja Soomes? Ma arvan, et see on igal pool üks ja sama, et sisuliselt sul on kogu su laenuportfell on küsimärgi all, sa ei tea tegelikult, kes millises stressis on, kas nad on ajutises või püsivas maksejõuetuses, on ju, et tänu sellele ma arvan, et need maksepuhkused ka välja kirjutati, nüüd nagu oodatakse, et kes siis jääb pinnale, kes ei jää, aga selline krediidi kokkutõmbamine või vähemalt seda krediiti ei anta nii kergekäeliselt kui varem, see on kindlasti nii, et riskihinnangud on ju tõusnud, on ju.
aga räägime natukene laiemalt, kuidas Euroopa Liit kriisiolukorras hakkama sai. Kevadel vaadates uudiseid tundus, et epitsentriks jäänud Itaalia vaenekene oli küll päris üksi ja appi läksid neile Venemaa, Hiina, Venezuela, Kuuba. Võib-olla siin kohal mõni riik ei tule praegu meelde, aga mitte ei tulnud need abi saadetised sealt, kus nad oleksid pidanud tulema. Vot, et see kevadel oli mul ka üsna kõhe tunne, andes ka ühte intervjuud, ma selgitasin, et tundub, et minnakse nagu eelneva kriisi lahenduse teed, ehk siis, et kõik on ise oma hädadega üksi, on ju, Euroopa Liit nagu midagi ei tee, valitsustele siiamaani olid juba nagu nii kõrged võlakoormused, on ju, ja kus sa siis turult seda raha laenata oleks olnud väga kallis, on ju, ja tundus, et nagu Euroopa Liit magas, on ju, magas ikka kuni, ütleme, aprilli, maikuuni, kuniks siis öeldi, et okei, et te võite minna defitsiit, ja siis hakkasid riigid laenu võtma, neid samu laene võeti turult, on ju, ka intressi, siis tekkis intressisurve, et intressid hakkasid tõusma ja siis hakkas Euroopa Keskpank toetama neid laenuprogramme, millega siis suruti intressimäärad uuesti alla, mille peale Saksamaa keskpank või Saksamaa siis andis Euroopa Keskpanga kohtusse. Ütles, et nii ei tohi teha, et nad tahtsid nagu teha sellist eelmise kriisi kordust, kus siis Kreeka, Iirimaa, Portugal, Hispaania, kõik suruti nagu sellisesse kasinushullusesse, jumala eest, et defitsiiti need riigid ei läheks ja laenu ei võtaks. Et aga seekord jah, ütleme, et start oli aeglane, aga lõpuks reaktsioon oli adekvaatne, et ma just kuulasin Christine Lagarde'i ehk siis Euroopa Keskpanga presidendi novembrikuist ettekannet, kus ta ütles välja täiesti pretsedenditult, et me toetame nii palju ja nii kaua kui vaja. Nii erasektorit kui avalikku sektorit. Sellist asja pole ükski Euroopa Keskpankur kunagi välja öelnud. Et varasema kriisi neil pressiteadetes või sõnavõttudes nimetati, oli ainuke oluline asi oli turu kindlustunne. Ehk siis finantssektori kindlus, et nad suudaksid riikidele laenu anda. Et ainult sellega tegeleti. Aga täna jah, Euroopa Liidu Keskpank siis trükib raha ja ostab neid riikide võlakirjasid otse. Aga seleta natukene lahti, kuidas üldse suhtuda riigi kasvavasse võlga ja riigieelarve defitsiiti? Seda võiks võtta nagu külma rahuga, et kunagi ajaloos ei ole ükski majanduskriis tekkinud sellest, et riigid on võtnud suuri võlakoormuseid. Tavaliselt on kõik majanduskriisid alanud erasektori liiga kõrgest võlakoormusest või liiga kiirest võlakasvust. Et kui riik võtab võlgu, siis esiteks riik saab alati seda võlga nii-öelda pikemaks tõmmata või refinantseerida. Ja teiseks, kui riigi majandus kasvab, siis võlasuhe SKT-sse väheneb. Ja kolmas variant on see, kui tekib inflatsioon, mida ka mõned osapooled ootavad, mõned mitte, et mis siis nagu lahjendab seda võla suurust. Et riigi võla teema on eriti Eestis aetud täiesti hüsteeriani, et Eesti oli eelmise aasta lõpuni Euroopa kõige madalama riigisektoriga nagu võlaga riik. Et aga riigi võlal ei ole häda midagi, et kui on vaja majandust turgutada, elanikkonnale appi minna, siis see on ainuke viis, ainuke osapool, kes saab seda teha, on riik. Nagu sa mainisid, majanduskriis oleks tulnud nii ehk naa, märgid olid juba õhus pikemalt eelmise aasta lõpust alates, COVID kõik ainult süvendas, aga kuidas sa leiad, kas kõige halvemad stsenaariumid siiski suudeti vältida? Ma usun küll, jah. Ma usun küll, et eriti, selles mõttes, et Ameerika tegi seda, mida ta on kogu aeg teinud. Nad on trükkinud raha kogu aeg, eriti peale eelmist kriisi. Hiina, Hiina on tsentraalselt juhitud majandus, nendel on kogu aeg nagu raudne haare selle üle, mis seal toimub. Kriis tekib, nad lahendavad, ainuke hädaline oli nagu Euroopa, kes siis ei suutnud oma keskseid institutsioone panna tööle inimeste kasuks, ehk siis ma räägin Euroopa Keskpanka eriti. Aga jah, see aasta tõi sellise totaalse murrangu ja see on väga positiivne. Nüüd ma paneks selle konteksti ja küsiks, milleks oli vaja Euroopal 10 aastat kasinusmaaniat,
milleks oli vaja Kreeka pankrotti lasta, milleks oli Portugal, milleks oli vaja kõik need dekaadi tööpuudusega vaevlevad, vaesusega vaevlevad, milleks oli kogu seda elanikkonna pitsitamist vaja. Kui täna Keskpank tegi kannapöörde, ütles, et ei, rahapuu on olemas, palun väga. Et see paneb nagu kogu selle eelneva dekaadi ikka väga halba valgusesse ja ma arvan, et inimesed nüüd täna saavad aru, et oota, on võimalik teha küll teistmoodi ja see annab nagu lootust, on ju. Aga missugune oleks olnud üldse kõige hullem stsenaarium, mis praegusel hetkel oleks võinud rakenduda selle päris tugeva kriisi ulatuses? Kõige hullem oleks olnud seesama, et oleks korratud eelmised vigu, on ju. Et oleks siiamaani nüüd siis vaesunud ja räbaldunud Euroopa elanikkonda veel panna sellesse kasinuse hullusärki ja öelda, et toi, mis siis valitsused ei tohi mitte midagi teha nagu. No mis on nagu intuitiivselt täiesti ju irratsionaalne, on ju. Et kes siis veel elanikkonnale appi tuleb, kui mitte nende demokraatlikult nende poolt valitud valitsused, on ju. Et kui oleks tehtud seda, ma arvan, et siis oleks ikka läinud selliseks mässuks, on ju, et veri oleks tänavatel olnud. Sest et tegelikult see poliitiline reaktsioon ju toimus juba, on ju, kõik mässasid. Ma ütlesin, britid mässasid, on ju, prantslased mässasid, eestlased valisid, eestlased, ungarlased, mis iganes. Kõik valisid parem populistlikke erakondasid, sellepärast, et nagu inimesed olid hätta jäetud viimase dekaadi jooksul. Kui oleks uuesti tehtud see sama, ma ei kujuta ette, mis oleks toimunud, siis oleks ikka tõeline, siis oleks ikka kõvaks andmiseks läinud. Tegelikult Eesti pääses ju veel võrdlemisi lihtsalt. Meie elu kogu selle aasta vältel kevadest alates on püsinud hoopis rohkem avatuna kui nii mõneski suures riigis. Ometigi meie valitsus saab ikka ka korralikult puid alla kõik võimalike piirangute pärast. Vot jah, siin ma arvan, et see probleem ongi selles, et iseenesest need piirangud ei ole halvad, on ju. Sa pead kuidagi seda haiguse puhanguid, kogu seda asja manageerima, on ju. Aga probleem ongi selles, et okei, sa ütled, et istuge kodus, on ju. Aga mitte kellelgi ei oleks selle vastu võtta kuu-kahene puhkus, kui sa saad samal ajal oma pangakontole see 1000-2000 eurot, on ju. Aga see raha ei jõudnud lihtsalt inimesteni, see, et inimesed peavad oma enda säästud ära sööma, on ju, ja kannatama, et isiklikult oma puhvrit kasutusele panema, kui riik piirab sul sissetulekuid näiteks, on ju, ja toimimist. Ma arvan, et see tekitab seda ängi, et siin on hea küsimus valitsusele, et need institutsioonid tuleb ümber teha, et see abi jõuaks inimesteni, sellepärast, et siiamaani lihtsalt, see on jällegi eelmiste valitsuse tegemata töö, et see aneemiline riik, on ju, seda abi kellegile polnud isegi planeeritud. Siis sul ei olnud neid kanaleid lihtsalt, kuidas see rahaline abi inimesteni viia. Ja kas või näiteks võtame selle, ma ei tea, kodukontorid, kodukoolid, kogu see propaganda, on ju. Ei ole kõva digiriik küll, on ju, aga see, et meil pooled, ma ei tea, kas see pooled on 30% lastest elavad sügavas vaesuses, on ju. Nad ei saa süüa, me räägime, et nad peavad kodust interneti teel nagu kooli asju tegema. Neil võib-olla pole raha interneti jaokski, on ju. Neil pole võib-olla kodus arvutitki, on ju, et siin, kui riik annab sulle vahendid, siis saad kohaneda, on ju, kui sul need ei ole, siis ei toimi mitte midagi. Jah, kevade poole IT-ettevõtjad panid siin õlad kokku ja päris paljud pered said arvutid, et lapsed üldse saaksid koolis järje peal püsida, nii et head initsiatiivid ka tulid selle kriisiga ilmsiks. Jah. Aga kuidas siit edasi minna? Aastalõpu intervjuus ju ikka tahaks loota ja uskuda, et uus aasta tuleb parem, kõige halvem on selja taga. Kuidas sina seda asja näed? Kas põhi on käes või ei ole? Kahjuks ma kardan, et ei ole käes, et see põhjas me, sellises depressioonis me elame veel järgmise aasta, ma kardan. Ja see ei ole minu arvamus, et ma sama seda Christine Lagarde'i keskpankuri kõnet kuulates, et nemad näevad ka, et järgmine aasta tuleb raske, et teenindussektor, mis sai hästi suure paugu, kus on hästi suur tööjõu osakaal, on ju. Et see töötuse tase jääb pikaks ajaks kõrgeks, on ju, inimesi on vaja toetada, teenindussektori taastumine võtab aega, kas või võtke ise, millal me lähme järgmisena reisima, on ju, läbi Euroopa, et kõik need asjad võtavad aega, nii et siin on vaja ühelt poolt isiklikul tasandil kannatust ja teiselt poolt mina ei tea, survestada valitsust, et tegelikult efektiivselt need meetmed ja abi jõuaks inimesteni, kellel seda väga vaja on.
et ja noh, loomulikult ma arvan, et seal on ka väga palju küsimusi Euroopa poolt, et kuidas sealt noh, eriti mida teeb Saksamaa ja Prantsusmaa, et nemad jätkavad on ju oma elanikkondade, oma riikide majanduste toetamist, siis noh, teised perifeeria riigid seal kiiluvees võivad ka teha midagi on ju. Ja jumala eest, et jõutaks nüüd, see on kõige suurem risk tegelikult, et jõutakse jälle sinna punkti, öeldakse, et ahah, okei. Nii, abi on tehtud, nüüd hakake tagasi maksma. Tagasi maksta ei jõua, kasinu sulusärk selga, on ju. Rikastel riikidel ei ole seda noh, nii suuri probleeme, on ju, aga kui vaestele tõmmatakse noh, jälle nii-öelda see kott pähe, nagu tehti Kreekale ja kõigu selle perifeeria riikidele, siis peale seda nii-öelda leebet taastumist noh, tuleb, ma ei tea, siis jälle aastaid mingisugust kannatamist. On ju. Ma loodan, et seda teed Euroopa ei lähe seekord. Aga kui asi tõesti veel mõnevõrra hullemaks läheb, kriis niipea ei taandu, siis mis meie riigist ja rahvast järgmisel aastal saab? Selge see, et inimestel ja ka ettevõtetel ei ole väga palju varusid varasalves. No mis meie rahvast saab, et see väga palju sõltub sellest, mida valitsus teeb, et ega noh, turud või erasektor, no, nemad ei tee midagi, korporatsioonid ei tule sul appi, on ju. Et ma ütlen, need riigid, kus kas või Ameerika Ühendriigid, seal, kus on ka tervishoid näiteks erakättesse antud, noh, seal on ikka täielik noh, ikka süsteemne jama, on ju. Et meil on õnneks ikkagi riigil omad võimalused olemas, jumala eest, võtke pummake raha majandusse ja hoidke ära kõige hullem, et see on nagu see noh, siuke positiivne stsenaarium, mis saab juhtuda. Aga kuidas sulle tundub, kas selle kriisi puhul on läinud samamoodi, et ülirikkad on muutunud veel rikkamateks ja lihtrahvas kipub jääma vaesemateks? Ja, et räägitakse siis K-kujulisest taastumisest, on ju. Ehk siis K-tähel need, kellel juba on, need lähevad ülesse, noh, kui sa võtad börsid, kinnisvara hinnad, kõik ju lähevad siiamaani ülesse, mis on ju täiesti müstiline. Aga seal on jälle see rahatrükk taustal, on ju, ja siis on ülejäänud elanikkond, kes teeb tööd, on ju, kes kaotavad oma säästud, oma töökohad, on ju, et neil läheb halvemini, et kõige suurem oht on noh, muutuda selliseks, Euroopa muutub selliseks klassi või kasti ühiskonnaks nagu India, on ju. Et noh, sul jäävadki selline tõeline noh, alamklass, on ju, kes siis elavad vaesuses ja meeleheites, on ju, ja siis kõrgklass, on ju, kes siis loobib aknast võib-olla veermeid välja, on ju, ja vaatab pealt, kuidas inimesed tänaval neid üles korjavad ja leib ostavad. Hannes, räägitakse restardist, maailma majanduse ümberkorraldamisest, uuest lähtestamisest nii-öelda. Mida sina sellest arvad? Ühesõnaga, lähtestamine selgelt käib, on ju, ja see maailma majanduse struktuur muutub, on ju, et globaliseerumine on tagasikäigu saanud, on ju, et ma arvan, et kontinendid, noh, Ameerika, Euroopa, Hiina peavad saama palju iseseisvamaks, on ju. Noh, kas või võtame meditsiinitoodete ja tehnoloogia tootmise, on ju, et noh, me ei saa elada sellises maailmas, kus nagu hiinlased teevad selle kõik ja siis me peame nagu ootama, on ju, või vaktsiinid või mis iganes, me peame üles ehitama riiklikud sellised süsteemid, kus me saame iseseisvalt hakkama, on ju. Aga teine see nii-öelda uue maailmakorra või uue restardi või kuidas sellest räägitakse, tagasiminek normaalsusesse või mis iganes. Et siin tuleks nagu aru anda, et see eelnev olukord, kus me olime, see ei olnud normaalne. See oli kõige ebanormaalsem olukord. Ehk siis rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks. Et ma arvan, et siin tuleb leida, noh, eriti Euroopas nagu täiesti uus arengumudel, on ju, et mis on noh, sellest aneemilisest Euroopast, on ju, kus oli kasinusmaa ja kogu see rahanduslik, majanduslik selline noh, hullusärk oli seljas, on ju, kus ei olnud arengut, on vaja ümber mõtestada niiviisi, et riigid hakkavad tegema riiklikku majanduspoliitikat, investeerimispoliitikat, meil oleks vaja uut Marshalli plaani võib-olla, on ju. Selleks, et ehitada üles uus, noh, nii-öelda roheline Euroopa, on ju. Luua töökohti, teha riiklikud investeerimispangad, on ju, riiklikud investeerimisagentuurid, on ju, kes hakkavad kogu seda kontinenti üles ehitama. Et täna see kõik on sellise tilu-lilu mulina tasemel, kõik viskavad, noh, väga tore on rääkida, uus roheline majandus, bla, bla, bla. No me oleme Eestis kuulnud teadusmahukast majandusest juba 20 aastat, on ju, midagi ei juhtu, sellepärast, et raha sinna ei eraldata, mitte keegi sellega ei tegele. Aga noh, ma arvan, et see on see võimalus nagu. Luua noh, selline Euroopa, mis näitab, mis on ikkagi valguse allikaks maailmale, mitte selline noh, vaesuse ja räbaldumise kants, on ju. Öeldakse eesti keeles ilusasti, et ei ole head ilma halvata ja halba ilma heata. Millised ilusad viljad sellel kriisiaastal on olnud?
ilusad hiljad, ma arvan, et on see, et inimesed on tõesti raputatud välja sellest vanadest dogmadest, vanadest ideoloogiatest, on ju. Et noh, keegi enam ei usu, et riik midagi teha ei saa. Riik sai väga palju teha, nüüd inimesed said nagu selle enesekindluse tagasi, on ju. Et see on nagu üks pool ja teine on see, mis toimub nagu isiklikul ja perekondlikul tasemel, ma arvan, ja kogukondade tasemel, et tõesti nähti, et seal, kus sa näed inimest hädas, minnakse appi, see tugevdas ühiskondlikku selliseid usaldussuhteid, on ju, ja ma usun, et empaatia tuli tagasi, et varem õpetati seda, et kuule, kui see inimene ei saa hakkama endaga, siis ta ise süüdi selles. Ei saa, et see pandeemia oli kuidagi erinev sellest, mis 2008 toimus. Et inimesed olid siis rohkem süüdi, kui Ameerika pankurid keerasid asja tuksi, on ju, inimesed pidid kannatama. Ei olnud ju nii, samamoodi, aga siis kuidagi usuti seda, et kuidagi inimesed ise süüdi selles, aga et nüüd tuleb see empaatia ja selline teineteise mõistmine ja toetamine, ma loodan rohkem tagasi. Ja isiklikul tasemel ja ka poliitikasse. Hannes, suur tänu sulle selle meeldiva vestluse eest, sinuga on väga huvitav maailma asjadest Objektiivi stuudios kõneleda, aga missugune on sinu uue aasta soov kõikidele meie vaatajatele? No ma soovin kõigile sellist ikkagi lootuse sädet, on ju, silmadesse, et kõige halvemad ajad, ma usun, on möödas, on ju, et ühel hetkel lõpeb ka kannatuste rada ja asjad lähevad nagu helgemaks, aga selgelt tuleks veel mõelda nii isiklikult kui laiemas plaanis sellele, kuidas teineteist toetada ja anda nõu ja olla teistele abiks. Ja pöörake kõige rohkem tähelepanu nendele, kes on meie ümber, meile kõige kallimad, meie pered. Absoluutselt, jah. Suur aitäh veel kord, Hannes, loodetavasti kohtume uuel aastal taas. Aitäh! Head vaatajad, selline oli Välgatuste seekordne saade. Saates oli külas Hannes Veskimäe ja rääkisime praegusest kriisiajast, mis loodetavasti uuel aastal hakkab juba ka vaibumise märke näitama. Aitäh teile vaatamast, head vana aasta lõppu ja kohtumiseni juba uuel aastal!